Tere tulemast Tartu Ülikooli majandusteaduskonna taskuhäälingu tippude teejuhtsalvestusele. Me salvestame tänast 10. osa Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis ja meil on külas kaks majandusteaduskonna vilistlast, kes on oma elu sidunud Pärnuga. Taskuhäälingut veavad eest majandusteaduskond ja teaduskonna vilistlaste mittetulundusühing Hermes. Mul on väga hea meel siin kolledži raamatukogus tervitada Virve Pihhenit ja Jaan Krinalit. Virve on lõpetanud majandusteaduskonna 1981. aastal kauba tundmise ja kaubanduse organiseerimise erialal ning Jaan 1980. aastal rahanduse ja krediidi erialal. Ma tean, et te kumbki ei ole Pärnust pärit ja te olete jõudnud Pärnusse oma hilisemas elujärgus. Ja ma alustuseks küsingi, et mis on üks asi, mis teid pani tundma, et Pärnus on hea olla ja elada? Kas te oskate midagi välja tuua? Virve? No mina sattusin Pärnusse peale ülikooli abielludes. Ma leidsin siit oma kalli kaasa ja eks ma siis ikkagi kohe nagu tundsin ennast siis ju kohe hästi. Nii et kogu mu selline lähte- ja lähissuhte võrgustik oli mul kohe ümber, kes mind ootasid ja mind kenasti vastu võtsid, nii et mul ei olnud probleemi sisseelamisega. Väga tore. Jaan, kuidas sinuga olid lood? Mina tulin siia suunamisega, et tegelikult nii minul kui abikaasal ei olnud Tartus nagu erialast tööd võimalik saada. Igasugust muid töid, aga abikaasa oli eripedagoog, defektoloog ja siin Pärnus vajati. Ja siis me vaatasime natuke ringi, et kuidas mina ka siin Pärnus midagi saan. Ja siis juhtus nii-öelda õnnelik juhus, et rajooni rahandusosakonnast üks ökonomist läks ära majandisse tööle ja koht jäi vabaks ja et parasjagu suvepuhkus jäi sel inimesel vahele seal siis ja 1. augustist 80 olin rahandusosakonnas. Ja esimesed aastad olid siuksed suhteliselt väikses seltskonnas. Rahanduses oli kokku üldse, kus autojuhti koristajaga 27 inimest. Ja siuksed vanad väiksed ruumid, aga mis seal ühendas oli puude lõhkumine ja saagimine, sest talvekütust oli vaja teha ja siis selle seltskonnaga seal olid ka nooremaid inimesi ja kuidagi elu läks käima, aga millal ma tundsin, et ma Pärnus olen, ma mäletan, et 8. septembris esimest korda perega käisime Tartus ja siis, kui pühapäeva õhtul tagasi sõitsin, siis kuidagi võttis südamevalt niimoodi pigistas, tundsin, et kuidagi maru kahju on. Aga 1,5 aastat hiljem, kui käisin seal Tartus ka vanu tuttavaid vaatamas, ma sain aru, et tegelikult elu ongi Pärnus juba. Kõik tutvusringkond, kolleegid, kõik on Pärnus. Tartus on ka tuttavaid ja kõik, aga nad ongi tuttavad või kaugemalt, nendega on väga tore suhelda, aga see, mis siin oli, see oli kodune. Aitäh, Jaan. Aga kui me nüüd läheme tagasi teie ülikooli aega ja kui te mõtlete tagasi sellele ajale, kui te ülikooli astusite, et millised olid teie valikud sel ajal ja mis sai määravaks, et te otsustasite just majanduse ja just Tartu Ülikooli kasuks? Virve, soovid sa esimesena alustada? Jah, no minul läks küll niimoodi, et mu keskkooli klassijuhataja oli psühholoog ja ta hakkas meile juba kuskil 9. ja 10. klassis tegema teste, kus ta määras nagu ära seda siis nende läbi testide, et mis meil siis nagu eeldused on või milleks keegi siis sobilik on. Ja seal oli ka kuidagi hakkas olema see küsimus, et mida siis nagu õppida tahaks. Ja mina ei osanud seda kunagi kirjutada, sest mul oli nagu peaaegu ükskõik, ma mõtlesin, et õppimine läks nagu väga lihtsalt, et ükskõik, mis eriala võib õppida. Ja nii ma siis nagu natuke hädas olin ja siis tema ütles ükskord, et sa võiks äkki minna majandust õppima. Et sa oled selline nagu nende testide järgi, selline ratsionaalne ja mingid sellised märksõnad sealt siis välja tulid ja siis ta ükskord nimetas ka selle kauba tundmise. Ja mul on see nii meeles, kui ma mõtlesin, et issand jumal, selline sõna. Kauba tundmine, et täitsa naljakas sõna oli. Ja siis ma nagu päriselt, ma ei olnud kuulnud seda.
ja siis ma nagu hakkasingi pärast kirjutama sinna, kui jälle küsiti, siis ma kirjutasingi, et majandusteaduskonda kauba tundmist õppima. Ja siis, kui ükskord oli see aeg käes, et saigi see kool läbi ja oligi vaja minna ja siis ma läksingi. Et mina küll ütlen, et minul valis klassijuhataja mu eriala. Just tahtsingi märkida, et tegelikult sinu otsuse taga võib-olla oligi see suunamine juba koolist. Ja tundsid, et see võis olla sinu jaoks õige asi. Et sa justkui ei kahelnud ka selles, ei, ma ei kahelnud, usaldasid. Jah. Ka Jaan, kuidas sinuga, mis valikud sul veel olid, kui olid ja mis sai määravaks, et valisid majanduse ja Tartu Ülikooli? No, mina lõpetasin 72. aastal Tartu 7. keskkooli ajalooklassi ja Palamets lootis kõikidest ajalooklassi lõpetast, nad kõik lähevad ajalooga õppima. Aga ma vaatasin neid perspektiive ja ma tundsin, et ma pedagoogina või õpetajana ilmselt väga tugev ei ole. Närvikava ei ole selline, mis vastu peaks. Ja ausalt öeldes ma seal 72. aasta sügisel või suvel siis tõmblesin seal mitme asja vahel, tegin isegi EPA-sse mingid eksamid ära, aga ma teadsin, et ma sinna niikuinii ei lähe. Ja siis sattusin sõjaväkke, nagu ikka see nõukogude ajal juhtus. Ja 2 aastat teenistust, viimane pool aasta oli isaga päris tihe kirjavahetus. Mul oli mõte, et äkki õigusesse, aga õigusteaduskonda juurasse. Aga isa ilmselt mind tundi selle ka nii hästi, et ta hakkas rääkima, et no kuule, kas sa lähed sinna prokuröriks või advokaadiks või tead, no vaatad, majanduses on seda teist. No siis vaatasin seda, mis ma siis küsin, et no, et kas seal seesama kauba tundmine, kaubandusökonoomik oli sel ajal suhteliselt popp. Ja siis ta ütles, et aga tead, et need on väga kitsad erialad, aga vaata seda rahanduskrediit, et see on niisugune lai, et sa võid ükskõik, mis majanduse erialale pärast minna. Ja tulin sõjaväest tagasi ja nii, et ma novembris tulin tagasi ja 1. detsembrist hakkasid need ettevalmistuskursused, panin ennast sinna kirja ja sealt siis läks need 75. aastast 1. septembrist. Hakkasime rahandust õppima 5 aastat ja saigi tehtud. Nii et tegelikult isa ei käinud peale väga, aga ju ta tundes mind siiski või arvas, et mulle võiks see istuda ja ma pean ütlema, et mul on ta istunud ka. Ja siinkohal võib-olla märkida, et Jaan, teie isa on ju Valter Grinal, kes on ka Valner Grinal, vabandust, et tema on ju ka tuntud majandusteaduskonna õppejõud ja ta on olnud ametis ka dekaanina. Et kui palju, kas ta oli ka sinu õpingute ajal, oli tegev õppejõuna või? No see oligi see, mis ma väga palju seda majanduse vahet või kõhklesin, et mul oli väike, kuidas ma ütlen, nagu hirm või siuke, et kuidas äkki suhtutakse minusse kui õppejõu lapsesse. Aga isal ja ülikooli nendel õppejõududel oli Vapramäel suvila ja seal oli ka Endel Purju suvila ja siis sellel suvel sain Alari Purjuga kokku seal ja siis rääkisin seda sama, et kuidas sina õppisid ka majandust ja tead. Sest ei ole häda midagi, et saad hakkama küll, siis nagu see võttis siuksed pinged maha, nii et jah, see selles mõttes mul ja siis ühe eksami ma oleks pidanud temale tegema, see oli majandusajalugu, aga siis isa ütles, et tema seda vastu ei võtta, kutsus selle vene õppegrupi ma ei mäleta enam, üks naisterahvas oli, kellel mina siis tegin eksami, et mitte temale. Vot kui huvitav fakt. See on tõesti põnev kuulda. Aga kui nüüd õppejõududest edasi rääkida, et kas on mõned õppejõud, kes teil on kuidagi eriti meelde jäänud ja kui on, et kas nad on teie mõtlemist, maailmapilti kuidagi pikemas perspektiivis ka mõjutanud? Irve? Mul võib-olla need, kes meile neid erialaaineid lugesid, et meil oli kõik Ursu juhendaja Ants Saamer ja Neeme Roose ja Aino Siimon luges ökonoomikat ja nendest kõigist ma isegi ei oskaks nagu vahet teha, aga siis mingil põhjusel ma nagu meenutasin, et mulle väga jäid silma selliste naljakate erialade õppejõud, kes andsid meile filosoofiat. Vaat meil oli tol ajal ju siis dialektiline materialism ja ajalooline materialism.
ja siis veel teaduslik kommunism ka otsa. Ja vaat need õppejõud, noh, need ained olid ju nagu siis olid. Need olid need ained, millest nagu sellest 2 esimesest ega väga ju aru ei saanud. See 17-aastane tüdruk, kes sinna ülikooli tuli, nagu ma olin. Et see mul on nagu selle tõttu võib-olla kõige rohkem meeles need õppejõud, et nad rääkisid midagi, aga vaata eesti keeles ja mitte millestki aru ei saa. Ja seda dialektilist materialismi andis keegi Luik, eesnime ei ole meeles, ja ajaloolist Loone. Ja vaat sellele Loone tütar on veel poliitik, see keskerakondlane ja siis me, noh, ta tuli mulle siis tuttav ette selle nime järgi ja oli mingi laul Mamma Leone ja me kutsusime seda õppejõudu Papa Leoneks. Ja vaat need õppejõud on mul nagu kõige rohkem meeles ja need eksamid muide ka. Nii et mina ikka ütlekski nii naljakalt, et need erialaained olid praktilised, kõik sellised, kuskil tuli kaubandusanalüüs ja kuskil oli kaubanduse organiseerimine. See oli kõik selline, kaubandusega seotud, huvitav, aga ei midagi nagu erilist. Aga vaat need 3 asja olid sellised naljakad. Et just kui elavdasid seda praktilist poolt. Ja mul muide isegi see mõte on, et ütelda, et minu arust täna nagu vist ei ole nii, et kõik tudengid saavad filosoofia kas või mingisuguse kursuse. Tegelikult peaks kõrgharitud inimene selle nagu läbima. Sest et sellise üldteadmise ja üldhariduse, üldintelligentsuse jaoks oleks see nagu vajalik. Hea mõte õppekavade arendajatele siinkohal. Jah, minul ka tegelikult mõtlen, et majandusõppejõud olid kõik ega Agelberg ja Ulst ja Raudsepp ja kõik need, kes andsid Juta ka ja kõik, kõik oma ala suured spetsid, et isegi mul on niisugune mälestus, et ma olin tänu isale, pidin iga päev korralikult koolis käima ja siis konspekteerisin, et ikka ei mollutaks niisama. Ja siis mul oli selle Agelbergi konspekt väga hea. Ja siis, kui meil see kursus läbi sai, siis järgmine sügis keegi ühikast küsis, et kuule, et ma olen kuulnud, et sul on hea konspekt, anna korra, ma loen. Ja see konspekt oli pärast tiirelnud mitu aastat seal ühika peal ringi, nii et seda ma rohkem ei näinud. Aga kes mulle väga ka meelde on jäänud, on tõenäosusteooria oli, minu arust oli Soonets vist, kes andis tõenäosusteooriat ja ta nii minu jaoks huvitavalt tegi selle asja nii kenasti see. Ma ei oska isegi öelda, see mulle meeldis ühesõnaga, see oli väga ja eksam läks kuidagi väga hästi ja jäi nagu meelde. Nojah, mis nendest üldainetest, mida nimetatakse punasteks aineteks, et seal võib ka nüüd vaielda, et kas seda pidi või pidanud, aga ta mõtlemist, ka kriitilist mõtlemist iseenda sees, ega sa seda ei saanud kõike välja öelda, aga kuigi ma pean ütlema, et tegelikult vahest ma olen mõelnud küll, et me juba seal 70-ndates omavahel vähemalt rääkisime suhteliselt vabalt ja pärast hakati rääkima, et kõik olid koputajad, et meil mäletada, et oleks kellelgi mingisugused probleemi olnud, isegi kui sai päris kõvasti kirutud kõike seda korda või korralagedust, mis seal oli. Ega seal filosoofia loengutes seal ikkagi räägiti seda päris ajalugu ja kõik need Hegelid ja Kantid ja mul on see ka meeles, et ma üldse ükskord käisin ainult tuubikumis õppimas ja seda ma käisin õppimas, sest ma ei saanud ühikas, seal ei olnud seda piisavat vaikust ja siis mul on see ka meeles, et ma lugesin nagu 5 korda seda teksti ja lõpus hakkasin nagu midagi taipama. Ja siis ma mõtlesingi, et kas nüüd on 2 varianti, et kas ma nüüd saan millestki aru või ma hakkan nagu hulluks minema. Ja tegelikult see on ainukene eksam, kus ma ka siis ülikooli ajal üldse läbi kukkusin, seesama ajalooline materialism ja seesama õppejõud Loone. Ja ta ei öelnud mulle ühtegi sõna, ma vastasin ära ja ta ei öelnud mulle ühtegi sõna, mis halvasti on ja ta ütles mulle nii, et tulge homme teise grupiga uuesti. Ja siis ma mõtlen, et mis asja, et kas ta nägi, et ma kuidagi spikerdasin, no natuke ikka sai seda ka teha või et milles asi on ja ei saanud ju küsida ka. Okei, järgmine päev uuesti ja läksin järgmine päev uuesti, õppisin siis selle sama punkti täiesti pähe, mis ma siis pidin nagu vastama ja mõtlesin, et mis mul siis valesti läks ja siis ta lasi mul selle punkti ja ta ütles mulle niimoodi, et minge kellegi käest küsige see konspekt. Ja järelikult nii oli, et mina ei rääkinud nii, nagu tema oli lugenud teda loengus. Ma ei olnud järelikult loengus. Ja ta tahtis seda oma versiooni. Ja siis ma lugesin selle konspekti läbi, õppisin pähe, läksin järgmine päev, uuristasin selle ette ja tänu sellele muidugi sain hea hinde, et muidu ma oleks tipist ilma jäänud. Nii et iga asi on millekski hea. Absoluutselt. Sellega ma olen täiesti nõus. Elus see kehtib. Aga kui siit nüüd minna edasi, kas te suudate meenutada mõnda teadmist või oskust, mille te omandasite ülikoolis,
aga selle tegelikku väärtust mõistsite hiljem alles tööelus, et see on tõsiselt väärtuslik teadmine või oskus, et kui hea, et ma selle ülikoolis sain, et kas teil on tööelus tulnud mingit sellist hetke ette, et? No ma võib-olla ütlekski nagu üldisemalt, et see esimene juhi töökoht, kuhu mind tegelikult nagu kutsuti, tol ajal ei pidanud kandideerima, et mind sinna nagu paluti, et ma läheks lapsepuhkusel olevat juhatajat asendama ja see oli siis Pärnu kaubandusvalitsuses toiduosakonna juhataja. Ja vaata siis ma nagu esimest korda mõtlesin, et miks nad mind kutsuvad. Et ju on palju kogenumaid, mul oli väga vähe veel staaži, mul olid lapsed väiksed ja mul on kõik nagu meeles, et ma nagu hästi ajasin vastu ka, sest ma nagu kartsin loomulikult. Ja võt siis see üks mõttekoht, mis mind siis aitas selle kindluse nagu endast tuua, et okei, et kui siis niimoodi on vaja, siis on vaja. Ja ma mõtlesingi selle peale, et ju nad sellepärast mind ikkagi kutsuvadki, et ma olen ju lõpetanud kaubanduse organiseerimise, see on ju ka nii et ma mõtlesin, et näed, see haridus on nagu väga oluline, see kool sai lõpetatud, et see diplom on käes ja loomulikult mida aeg siis edasi on aru saanudki nii, et tegelikult minu karjäär küll on kõik ainult olnud tänu sellele, et mul oli see haridus all. Et see on olnud aluseks, see on olnud eelduseks, et ma üldse juhida nagu terve töötas. Nii et tegelikult võib väita, et Tartu Ülikooli majandusteaduskonna diplom on ikkagi kvaliteedimärk ja annab teatud eelised tööturul. No ma ütleks seda, et ma nüüd mis üks pisiasi, mis ma olen palju rääkinud ka seda, et 1996 õnnestus olla USAs ja siis esimene päev, mis nad hakkasid mulle seletama USA maksuametis, Iowa maksuametis hakkavad seletama maksusüsteemi. Hakkab mulle rääkima, et seda ja mina ütlesin talle nii, et ma tean. Mida sa tead? Ma tean, et me õppisime ülikoolis erinevate riikide maksusüsteemist. Enne minekut ma veel vaatasin need vanad õpikud kergelt üle ka, et ma ei hakanud pähe õppima lihtsalt nii huvi pärast, et päris lollina välja ei näe, kui sinna jõuad kohale. Ja neil tekkis siis sellest tõsine probleem, sest 3 päeva olid nad planeerinud mulle seda rääkida. Mul ei olnud vaja, et just seesama, et meil oli nii laiapõhjaline igasugustest asjadest, et see, mida kitsam see eriala on, seda vähem sa ise suudad mõelda. Mida laiemalt sa tead, siis edaspidises maksuameti töös on need teadmised hästi ära tasunud ennast. Just see laiapõhjas, teades poole maailma süsteeme. Kas või nii, pinnapealselt, aga ikkagi. Aga me ju kõik teame, et tudengielu ei koosne ainult õppimistest ja eksamite tegemistest, et milline nägi teie tudengielu välja väljaspool loenguid? Kas te osalesite, olite korporatsioonides, mingites organisatsioonides või millega te tegelesite väljaspool tudengiaega? No meie aeg ei olnud neid korporatsioone, jah, et see oli ju siis veel see aeg. Aga mina läksin esimesel kursusel kohe laulma. Ja läksin ülikooli naiskoori ja seal oli dirigent Vaike Uipõpuu, keda ka kindlasti ma tahaks öelda ühe isikuna, kes on mind ja minu elu või õieti seda tööelu just mõjutanud, sest see suhtumine töösse tuli väga paljus. Ma meenutasin Vaiket, kui ma oma tööd tegin, nii et see ülikooli naiskoor oli mul nagu 2 korda nädalas proovid ja oli nagu väga oluline ajavõtja ka, ehk et nagu väga palju rohkem ei jõudnud kuskil nagu sellistes mujal pool võib-olla püsivalt ja pidevalt ollagi, nii et terve selle ülikooli aja laulsin ja natuke tegin sporti, 2 korda käisin Tartu maratonil ülikooli ajal ja seal oli ka see just tänu sellele, et kursaõde ütles, et kuule, lähme. Ja siis kahekesi natuke ikka tegime eelsõitu ka, aga panime ikka selle noore inimese jõuga läbi selle raja. Nii et seda kuigi palju ja muidugi, mis siis minu aegse ülikooli aja väga oluline osa oli see ühikaelu. Kuna ma siis elasin ühikas, siis see oli ikka see teine elu ja see eluülikool, ütleme nii. No minul oli 2, mina ühikas ei elanud, elasin kodus. Ja ma pärast esimest kursust juba abiellusin ja kohe tulid ka üpris kähku lapsed ka juurde, sest see võttis oma aja. Aga siis oli 2 asja, oli ÜTÜ ehk üliõpilaste teaduslik ühing. Et ma olin seal pigem rohkem kui organisaator igasugust need ürituste tegemisel ja isegi korra
olen käinud ka Vilniuse ülikoolis majandusteaduskonnas mingi ettekandega. Aga siis 3 aastat õivas või 3 suve õivas Eue. Et see oli siis, et kogu kolhoosi ehitus põhines ülikooli või üliõpilaste ehitusmaleval. Et selle kohta oli kunagi hea nali, et iga aasta jaanuaris Moskvasse koguneb 100 000 kolhoosnikku, kes aitavad üliõpilastel eksamit teha. Et see selline tore aeg. Ja noh, eks mul oli seal ka mul natuke ka muusika huvi selles mõttes, et ma olen suht eluaeg olnud niinimetatud süldimuusik küll pulmades ja juubelitel ja kuskil käinud mängimas ja tegemas, aga ja isegi vist siiamaani nüüd, et alles hiljuti sai jälle pidu peetud. Et see hobi on ülikoolist ülikoolist no see oli juba nad enam-vähem pärast sõjaväge tuli jah, et ma kuskil 10-15 aastat tagasi otsustasin, et ma olen nii vana, et lõpetan ära, aga ei õnnestu kuidagi. Ju siis on õige asi. Pakub rahuldust. Just. Praegu tänapäeval on väga populaarne käia ka välismaal õppimas, veeta osa oma õpingute ajast välismaal, aga sellel ajal, kui teie ülikoolis käisite, et kas ja kui palju üldse oli võimalusi välismaal õppida või? No ma arvan küll, et see oli 0 võimalust. Vähemasti ei kuulnud sellest. Üliõpilastel ilmselt ei olnud juba need, kes teaduslikku tööd tegid või teadurid olid, nendel mingisuguseid võimalusi siiski oli. Ka üks kui teine õppejõud käis. Ma ei mäleta, kes meil oli, kes õppejõud oli, kas ta oli keegi, kes oli Kanadas või, et tagasi tuli, siis just rääkis, et majanduse poole pealt tuli väga, jälle tekitas selline erinevaid mõtteid ja arusaamasid, aga jah, no meil oli ainus võimalus, ütleme Eesti üliõpilasel kui sellisel minna siis kas Moskva või Leningradi või Kiievi või kuskile, aga mitte vahetus, sel ajal ei olnud sellist vahetus, ei olnud, sa pididki sinna eksamit tegema ja saama, sest tegelikult oli ju vist sel ajal Moskva ülikoolis oli igale liiduvabariikidele teatud kohti eraldatud, et tegid Tartus eksami ja kui edukas olid, siis võisid Moskva ülikooli saada, aga eriti nagu jah, ma ei tea, kui populaarne see oli, aga ega ma ei ütle, et sealt oleks mingi kehva haridust, et tegelikult oli see Moskva ülikool oli ka ikkagi suhteliselt edumeelne sel ajal. Kas te oskate praegu välja tuua, et kui te oleksite näiteks samal erialal hetkel üliõpilane ja maailm oleks valla, et kas on mõned riigid, mõned organisatsioonid võib-olla, et kuhu te tahaksite kindlasti minna õppima või praktikale, et kas on mõned välisülikoolid või organisatsioonid, mis teid väga kõnetaks, et te lähtuvalt oma erialast tahaksite saada sealt kogemust? No seda ei oska niimoodi praegu küll kuidagi tagasi enda tööd ja kõike seda siis niimoodi nagu sellesse olukorda mõelda, aga oma lapselapsele ma küll juba, kes on nüüd 17-aastane, et talle ma küll ütlesin ja rääkisime sellel teemal, et kas vahetusüliõpilaseks minna, siis ma kindlasti arvan, et jaa, mingil eluetapil, nii kaua eriti veel, kui ei ole peresid ja lapsi, siis on väga-väga hea ja ilmselt vajalik olla kuskil välismaa koolis ka, et saada seda paremat pilti, mis maailm pakub. No minul mingil määral, ma ütlen, et õnnestus see sama stažeerimine seal USA-s ja siis Maksuameti liinis me käisime nii-öelda OECD kursustel, mis toimusid Kopenhaagenis ja mina käisin neil lausa kokku 9 nädalat. Ja seal oli väga erinevad, oli Austraalia lektorid, oli Kanada lektorid, USA lektorid, Rootsist, Norrast ja kõik need erinevad süsteemid ja ma ütlen, minu jaoks üks hea asi, et ma saan aru, et me ei saa, mitte ükski riik ei saa tegelikult teiselt midagi üle võtta, et seal on väga hästi, tõstame endale ja läheb küll. Ei ta juba see mõttemaailmad on teistmoodi, arusaamised, elukorraldused ja kõik. Nii et tegelikult ütleme jälle see silmaringi laiendamiseks ikka väga hea ja kui mul tütar on ka olnud vahetusõpilasena, aga ta oli Tamperes eesti keelega seal väga, ta õppis filoloogiat, eesti filoloogiat ja ma täpselt ei teagi, mis ta seal tegi, aga ta jäi sellega rahule ja sai keelega suhu ja eks ta mingil määral tekivad ka need igasugused seesama sidemete värk jälle, et sa saad ühe või teise või kolmandaga kuskilt kunagi äkki on vaja, siis
väga hea konsulteerida. Ja just ma nende ameeriklastega tegelikult ma isegi teatud määral suhtlen siiamaani. Ma enam varasemalt ma küsisin, et oi, et meil selline probleem, kuidas teie selle lahendasite või kuidas teil see korraldatud on ja siis tegelikult tuligi välja, et kui me räägime, et näiteks USA süsteem on väga täpselt kõik paika pandud, siis mõningad asjad, mis meil tekitasid mitu kuud, pool aastat, kõik vaidlesid, kuidas seda lahendada, siis seal öeldi, kuulge, aga see ei ole ju probleem. Ma olen ka seda edasi andnud, aga meil ikka leiti, et see on probleem. Et ta ikkagi väga avardab seda maailmapilti ja annab teistsugust kogemust. Jah. Aga kui palju te mäletate enda kursusekaaslasi ja kui palju te olete nendega siiamaani suhtlema jäänud, kui olete? Et võib-olla kirjeldada ka seda poolt ülikooli elust, et... No meie kursusel lõpetas meid 28 ja me oleme tegelikult nüüd kokku saanud kursusega iga 5 aasta tagant. Ja mul on tunne, et ma vist olen peaaegu kõigil ka käinud või äkki üks jäi vahelis, kui üks lastest sündis. Aga üldiselt mul on olnud nii tore alati sinna minna, need on erinevates kohtades meil olnud ja meil ongi selline kokkulepe, et 5 aasta tagant saame kokku. Ja nii on see olnud. Nii et me teame ikkagi tegelikult oma kursakaaslastest väga kõigist. Aga rohkem suhtlemist on olnud võib-olla nagu 2 kursaega, ühega siis, kellega nagu elasin ühes toas, nii et seal me siis teame ikka kõik need pereasjad ära ja on olnud nagu pidevalt kontakt, et küll tema elab Tallinnas. Ja teine kursuskaaslane siis, kellega laulsime ülikooli naiskooris. Et nendega nagu ikka täiesti niimoodi käime pereti läbi ja teame teineteise perede tegemistest ka. No see kõlab küll hästi, et ikkagi sõbrad kogu eluks ja kogu see võrgustik. Mis ülikoolist alguse on saanud. Meil sama, me iga 5 aasta tagant saame kokku. Nüüd viimastel aastatel otsustasime, et saame natuke tihedamalt vahepeal, isegi saame 2,5 aasta tagant jälle kokku, et see kevad ka korra vist. Nüüd kutsun nad nii palju, kui tulla saavad, tulevad Pärnusse. Aga eks meil on ka juba tegelikult, paljud on pensioniealised juba, aga meil on väga enam-vähem tean kõigist kõike. Nii palju, kui vaja teada on. Päris pereeludest selles mõttes, et palju lapsi ja mis nad teevad enam. Nii, ikka kuuled siit ja sealt ikka seda on sündmustega kursis. Tõeliselt tore kuulda. Et kui nüüd ülikooli aeg võib-olla kokku võtta, kas te oskate tuua välja mõne sellise eredama mälestuse oma ülikooli ajast, mis teid on kogu elu saatnud, mida soovite võib-olla ka avalikult jagada? Minu jaoks võib-olla ikkagi on need seotud olnud just nimelt selle ülikooli naiskooris laulmisega. Et kuna meil õnnestus saada tol ajal ja täna ei oleks enam kuidagi võimalik, esimese kursuse lõpetades me käisime Siberis. Me käisime Novosibirskis ja Krasnojarskis oma naiskooriga. Ja kõik see sõit, kuidas me lendasime Moskvasse ja Moskvast sõideti platskaartvagunis, ma ei tea, kas tänapäeva inimesed üldse teavad, mis see tähendab. Noorematele kuulajatele võib-olla võib selgitada. Platskaartvagun on see, et ei ole mitte kajut, vaid mis on kupee. Jah, rongis on muidu kupee, aga meil oli platskaart ehk see, et varbad on nagu seal vahekäigus ja siis, kui seal Venemaa avarustes neid peatusi tuli ju ikkagi, siis sealt keegi nühkis mööda neid varbaid. Ja 5 päeva sõitsime siis Moskvast Krasnojarskisse. Ja nii, et see sõit juba oli nagu üks lõputu jada ja rida mingit olemist ja sellist erilist ja tagasi küll saime siis lennukitega. Nii, et see käik on olnud nagu nii eriline ja nüüd, kui ma lugesin sellel aastal korraks Ülo Uluotsa raamatut, nad täitsid käsku sellest 300 Eesti ohvitserist, kes saadeti 41. aastal. Ja siis seal kirjeldati neid samuseid kohti ja siis ma mõtlesin selle peale, et kuidas on olnud elu ja mis siin kõik on olnud. Et minu jaoks on olnud see Siberi reis väga eriline. Ja mingi tore mälestus ülikooli ajast. Tegelikult on palju toredaid mälestusi, aga tegelikult väga toredad olid igasugused teaduskonna üritused, need rebaseks löömised, need olid ikka
suur sündmus lausa, see oli ikka kõigi poolt oodatud, see sügisene siis olid ka ülikoolilised, no sel ajal olid populaarsed nii-öelda rahvamatkad. Terve ülikool, mitte ainult teaduskond, terve ülikool siis, ma mäletaks, oli laupäev või pühapäevane päev, võeti ette, mindi kuskile kaugele ja tuli tagasi. Ja ei olnudki nagu rohkem mingid mõtted, lihtsalt kõnniti üks suur, siis ühe Sundstogi rääkisid, siis teise seltskonnaga rääkisid ja siuke nagu iseenesest läks see siuke. Ainult teaduskonna oma? Ei olnud, see oli jah üle ülikoolina ja siis muidugi need üliõpilaspäevad, mis veel olid ja ei, tegelikult see seltskonna elu oli päris aktiivne. Ma ei oska päris niisugust ühte tippu. Ma arvan, et see on väga hea kokkuvõte kogu sellest Vikerkaarest, mis seal oli. Et nüüd, kui läheme tagasi sinna aega, et ülikool sai läbi, saite diplomi kätte, kuidas teie karjäär alguse sai peale ülikooli lõpetamist? Et sellel ajal oli väga populaarne ju suunati inimesed tööle, et ei pidanud ise hakkama töökohta otsima, et võib-olla natukene kirjeldate seda olukorda, et kui nüüd ülikool sai, et mismoodi see elu siis edasi läks? Meie aeg jah, oli see kooli poolt suunamine, millega sa siis rohkem või vähem rahul olid. Mind suunati Paide tarbijate ühistusse. Ja Tartusse tahtsin jääda muidugi. Tartu oli ikka nii armsaks saanud, et sinna tahtsin jääda, aga kuna ma olin üksik, siis ei tulnud see üldse kõne alla, sinna sai jääda ainult pereinimesed, kellel oli siis nagu teise poole töökohad või juba mingi seotus Tartuga. Ja suunati Paidesse ja siinkohal üks selline väike jälle nüanss, et mul on see nagu nii meeles, et ma tulin sealt suunamiskabinetist välja, isegi see ruum on ja uks on ka meeles ja ma tulin välja ja ma ütlesin, et jumal tänatud, et Pärnusse ei saanud. Ja miks ma nii ütlesin, oli see, et ma olen Võrumaalt pärit. Nii et ma ei kujutanud ette, kuidas ma Võrust Pärnusse bussiga sõita saan. Võrust Tallinnasse sõitis buss ja Paide jäi poole peale. Aga see Pärnu oli sinna vasakule ja ma ei olnud siin mitte kunagi käinud ja mul oli lihtsalt nagu praktiline teema, et kuidas ma sinna Pärnusse saan. Ma tahan ju kodus käia. Ja võt selline. Ja siis ma sattusin Paidesse. Aga võt jah, et inimene peab sinna saama, kuhu siis nagu elu on teda tahtnud. Ja siis tuli see kaasa, kes oli pärnakas. Ja see on umbes sama, nagu mina mõtlesin keskkooli gümnaasiumi lõpuaktusele, et kindlasti ma ei lähe õppima majandusteaduskonda. Ja mul on elus ka läinud nii paljud asjad just seda pidi, mille kohta ma ütlen, et ma seda kunagi ei tee või ma sinna kunagi ei lähe ja lõpuks see ikka juhtub. Et see on mingi selline saatuse iroonia, keerab asjad tagurpidi. No minuga oli ka selline asi, et nagu ma just enne juba ütlesin ka, et abikaasal oli võimalus saada siin erialane töö ja siis hakkasime juba varakult vaatama, suhtlema siin selle Pärnu kandiga ja ma ütlen, et ega siis, kui temal oli juba peaaegu see suunamine teada, siis veel see rahandusosakonna koht ei olnud vaba. Siis oli seal täitsa, nii et see kuidagi asjaolude kokku sattumisel ja eks ma oma sisimas mõtlesin, hea küll, et teen oma 3 aastat ära ja siis lähen kas Tartusse tagasi või mis iganes. Aga ma ütlesin, et läks see pool aega ainult, sest 1,5 aastat, kui ma sain aru, et ei ole mul siin häda midagi, see on täitsa tipp-topp kõik. Ja selles mõttes ja suunamisel ikkagi suunatigi mind juba ja kuidas oli siis Pärnu rajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee rahandusosakonna ökonomistiks. Väga pikk nimetus. Kas teil on tööelus tulnud ette ka neid hetki, kus te tunnete, et see ei ole ikka päris minu teema, päris minu valdkond, päris õige töökoht või te olete tundnud läbi tööalase karjääri, et te ikkagi kogu aeg, et te olete õiges kohas ja teete õiget asja? Et kas on ka selliseid kahtluse hetki tööalaselt tekkinud või hiljem mõtlete, et oleks pidanud äkki ikka midagi muud õppima? Ei, kahtlusi küll ei ole olnud minul, et ma tegelikult olen ikkagi nagu suhteliselt töötanud oma erialal, oma õpitud erialal. Ehk ma olen kogu aeg tegelenud müügiga, kaubandus lihtsalt öeldes müük.
ma olen juhtinud erinevaid müügitiime ja see hasart on minus ikka väga olnud, et kuidas saaks paremini, kuidas saaks rohkem, kuidas seda tiimi tööle panna nii, et see on mind nagu vägagi kogu aeg käivitanud ja on olnud huvitav ja niimoodi ei ole ma küll mitte kunagi mõelnud, et oi, sai nüüd selline imelik eriala õpitud. Nii et ei, ma olen ikkagi väga rahul oma erialaga, mulle on meeldinud see töö. Seda on ainult rõõm kuulda. Jaan, sinuga samad lood? No jah, mul olid ikka siiski tegelikult väikesed kõrvalpõiked olid, aga need isegi olen tagantjärgi mõelnud, et ilmselt need ei ole nüüd väga palju minust. Ma tulin siia rahandusse, ma olin seal juba nüüd peaaegu 2 aastat olnud ja siis kutsuti, kõrvalmajas oli siis see EKP rajoonikomitee, kutsus see orgosakonna juhataja, kutsus mu välja ja küsis, kas ma ei tahaks tulla instruktoriks sinna. Mõtlesin, et ma võtan nagu mõtlemisaega, et ma ei tea, et ma pean natuke arutama ja mõtlema ja ta kutsus paar päeva hiljem uuesti ja ütles, et tegelikult, et mina soovitan sul see koht vastu võtta, et ütlen sulle ausalt, KGB tunneb su vastu huvi ja mina mõtlesin mitte, et ma olen midagi halba teinud, vastupidi. Andropov tuli sel ajal võimule ja siis tema tahtis KGB-le anda hästi palju majandustööd ja nad otsisid majandusharidusega inimesi. Ja siis ta küsis, kas sul on mingi nii-öelda patt hingel, ma ütlesin, et üks patt on, et sugulased on Rootsis, seda ma ütlengi teile. Ja siis minul oli see jõudnud, aga siis ma läksingi sinna parteikomiteesse tööle, seal olin ka peaaegu 2 aastat ja siis mõtlesin, et see on see linnatöö ja vabanes sel ajal olid ju majandites partorgi kohad tasulised või palgalised. Ja vabanes üks partorgi koht, mõtlesin, et ma vaatan majandielu ka. Ja siis läksin sinna, aga see ka ikka mulle päris hästi meeldinud. Ei istunud või niimoodi ja siis oma endisele juhatajale kunagi seal mainisin ka, et kui sul see nüüd jälle, et ma ikka hea meelega jätkaks oma seda tööd. Ja siis 87 jälle see juhataja, sel ajal oli karjäär, mudel oli paigas, rahandusosakonna juhataja, järgmine koht oli täitevkomitee esimehe asetäitja, meie mõista siis plaanikomitee, ehk siis kes planeerib ikka nagu majandusinimese järgmine aste. Ja siis samamoodi, et nagu keegi ei kandideerinud, vaid kutsuti siis koha peale ja hakkasin seda tööd tegema. Ja siis 3 aastat olin teinud ja siis hakkas Eestis tekkima Maksuamet. Et lihtsalt teadmiseks, et Eesti Maksuamet tekkis ju Nõukogude ajal 1 aasta enne Eesti iseseisvumist, kui Nõukogude Liit hakkas ka aru saama, et mujal maailmas on 2 eraldi asja, on eelarve ja maksud eraldi ametites. Ja siis nii et see tegelikult Eesti Maksuamet moodustati nagu pilootprojektina Nõukogude Liidus, et vaatame, et umbes 1-2, kuidas see toimima hakkab ja siis teistesse liiduvabariikidesse ka. Aga tollane siis peadirektor helistas mulle, küsis, et kumba poole sa valiksid, kas eelarve või maksu poole. Aga mulle maksu pool on kogu aeg natuke rohkem, see on südamelähedasem olnud, kuigi eelarve on hästi põnev jagada üle ja sa oled ikka suur ülemus, et sina saad raha ja sina ei saa raha, et see on hästi vastutusrikas. Aga maksudega ka oli kuidagi mulle meeldis see rohkem ja siis ma olin siis Pärnu rajooni maksuamet ja siis oli Pärnu linnas oli eraldi maksuamet, 5 aasta pärast ühendati Pärnu maksuametiks ja niimoodi ta läks, aga see maksuameti ma tahtsin rääkida seda, et mis oli põnev see maksuameti, et võeti mõõdud, et hakatakse kõikidele vorme tegema. Et Nõukogude Liidus eeldati, et maksuameti peadirektor vabariigis on kindralmajor. Ja kõikidel pidid olema siis, ma oleks siis saanud maksuameti kapteniks või majoriks või ma ei tea, mis asjaks. Meil on põnev majandusajaloo tund siin juba praegu. Et väga, ja see oli siis, minu arust kõige naljakam oli, kui esimesed eksperdid tulid Taanist ja me näitasime maksukorralduse seadust, mis oli 3 või 4 A lehel.
tallased haarasid peast kinni, ütles, et kas keegi maksab ka selle järgi, ütles, maksab küll, püha müristused. Nad olid ikka nii siiralt üllatunud, see oli nii naljakas, nad tõesti silmad läksid neil suureks pähe, küsisid, kuidas selle seaduse järgi maksa saab korjata, ma ei tea, kõik maksavad. Et oli tore. Kuidas Eesti iseseisvumine teie tööelu ja karjääri mõjutas? Siis tuli ilmselt hakata ise valikuid tegema. Ja vägagi mõjutas, sest plaanimajandus ja käsumajandus lõppes ära ja tuli turumajandus ja tegelikult see riigikaubandus lammutati laiali ehk toimus see privatiseerimine, kurikuulus. Pärnu kaubandus oli vist üks selliseid isegi nagu eeskäijaid või siin oli Jaak Saarid linnapea ja võttis seda asja noore linnapeana hästi nagu aktiivselt ette. Ja nii, et kõik tegelikult kauplused jagati nagu praktiliselt laiali siis eraettevõtetele. Ja minu mõte siis tookord oligi nii, et neid kaupluse hooneid hakati rendile andma. Ja mina siis koos oma esimeste mõttekaaslastega, kes ka muide olid Tartu Ülikooli majanduse lõpetanud ja kes kõik töötasid seal kaubandusvalitsuses, meid oli äkki kokku 6, naised kõik, võtsime selle pundi aktiivselt kokku ja tegime sellise juhitiimi ja hakkasime siis seda aktsiaseltsi looma. Ja see on ka meeles, et küll ma algul mõtlesin, et ei olnud Google'it ju vaata. Ja mõtlenud, mis asi see aktsiaselts on. Ja otsin kirjandust raamatutest, eks ju. Nii et see kõik oli päris keeruline algul, et see firma ära luua. Ja siis me sellega muidugi kõik hakkama saime ja siis oli vaja nagu teha taotlus selle pinna rendile saamiseks. Me taotlesime siis Viiburi kaubahalli, mis oli tookord kaubandusvalitsuse kõige uuem, suurem supermarket. Ja selle me siis ka saime ja mina siis asusin selle ettevõtte juhiks. Ja see ettevõte töötas 10 aastat ja olin siis seal iseendale tööandja ja 2 kõige suuremat Pärnu poodi, siis tänased Maiselver ja Port Arturi toidukaubad, kus siis selle 10. aasta lõpuks töötas 150 inimest ja oli 150 miljonit Eesti krooni käivet. Et see on mu üks kõige sellise suurema ettevõtte nagu kogemus, siis, mis on olnud ühe osanikuna ise ka nagu enda ettevõtte ja et sellise töötajate arvuga ja sellise käibega. Et ei olegi väga väike. Just. Jaan, kuidas sinu tööelu mõjutas Eesti? Selles mõttes mul läks aga see direktori koht läks edasi, aga siis, kui nüüd ütlesin, et rajooni rahandus oli meid 27, siis rajooni või selles maakonna maksuametis lõpuks oli 40 inimest. Ja siis, kui linna omaga meid ühendati, siis oli 110 inimest maksuametis tööl. Ja siis hakkas muidugi kohe üpris pea hakkas see, meil olid ka koondamised ikka 10 inimese kaupa 10 inimest ja see, ütleme see, arvutid tulid sisse, muidu algul tegime, kujutate ette, et esimese tuludeklaratsiooni, mis inimesed täitsid 92. aasta kohta, kõik pidid täitma, kõik täitsid nad paberi peal. Me sõitsime mööda maakonda ringi, et inimesel oleks lihtsam seal koha peal kuskil kontoris võtsime need vastu, kõik töötlesime käsitsi ja tagasimaksed hakkasid ka juba seal kuskil mais-juunis, kuigi seadus lubas alles 1. oktoobrist. Et sel ajal see olukord oli ikkagi väga majanduslikult raske kõikidele ja siis meil ikka tõesti vuhkisime seda tööd teha, et saaks kiiremini neid, mingigi tagasimakse, mis tal saada on, sest esialgu oli ju veel isegi väike astmeline tulumaks meil. Sai neid täidetud ja tehtud ja said need tagasi makstud ja nüüd kui on arvutite peale läinud, siis on pikendatud esitamise tähtaega ja tagastamise tähtaega, et iseenesest vahet pole, et see oligi see sama, mis ma Rootsis õppisin, et seal hakatakse tagastama järgmisel aastal alles üldse, et kui seda raha meil on ikkagi inimestel, ei ole seda õiget taset, et see pisike raha, mis tagasi tuleb, see siiski on suhteliselt määrav. Aga mis mul tuleb meelde, Virve kauplus oli esimene, kes pani lükanduksed.
automaatselt käivad lükanduksed. Ja siis ma mäletan, kui Virve mu käest küsis, et kuidas Maksuamet selle peale vaatab, et me teeme siukse kulu, et äkki on ebamõistlik, et need uksed peaks käima, et inimene jõuaks ju ise küll. Aga minu jaoks ei olnud see küll mingi probleem, nii et see Viiburi pood oli esimene, kus esimesena tõime me ka need liikuvad kassalindid. Uusi ei jõudnud osta, aga ostsime kasutatud kuskilt Soomest. Ja esimesena me tegime oma kliendikaardi, mis oli kiipkaart. Ja see on mul ka meeles, seal oli ju see väike kiip ja siis tuli pangajuht, meil oli selline mingisugune avaüritus. Pangajuht oli ka ikkagi laenude peal ju kõiki asju toimetasime ja pangajuht ütles, et mis mõttes kiipkaart, et meie pidime selle nagu esimesena tegema. Ja see oli tookordne ühispank. On sul see siiani alles? Jah, mul on siin ta kaasas ka. Ma lihtsalt nalja pärast võtsingi kaasa, et see on nagu tore mälestus. Number 1 kaart on minul ja see on siis olemas. Kui palju riigikorra ja majanduskeskkonna muutus nõudis enese täiendamist ja edasiõppimist? Kui palju sellega tuli tegeleda? Absoluutselt. Ja ma nüüd, kui aastaid vaatasin, siis aastanumbreid, et siis ikka ongi nii, et 91 hakkas see erakaubanduse aeg ja siis ma olen juba aastal 94 ja sealt järjest edasi olen ma siis võtnud tolle aja, ma tean, et ma otsisin nagu justkui kõige paremaid koolitusfirmasid, käisin sellise professionaalse juhtimise koolitustel, mis olid mitmepäevased, mitmeetapilised, siis käisin, väga mulle meeldis, algul ei saanud ju sest bilansist aru. Ja tol ajal otsiti neid bilansivõimelisi raamatupidajaid, mis täna meil ajab nagu muigama, aga niimoodi sõnastati tol korral. Ja pea raamatupidajaga suheldes ma sain aru, et ma pean kuidagi ise ka ikkagi sellest asjast paremini aru saama. Ja läksin EVT teeb tänaseni ja Margus Tinits on tänaseni see lektor, kes loeb ettevõtete finantsjuhtimist just ettevõtte juhtidele. Ehk et me saaks aru nagu raamatupidajast, kui ta meie juhi juurde tuleb midagi rääkima. Ja sellest on mul nii väga selge pilt, kuidas sai selgeks, mis on aktiva, mis on passiva, kuidas see kasumirida tuleb siia passiva poole, siia ühe rea kirjutab lahti, see kasumi aruanne tähendab tulud-kulud ja jookseb siia, kuhu ta bilanssi jookseb ja kõik see pool, mis mul on elus jälle pärast olnud niivõrd vajalikud teadmised, kogu bilansi tundmine, et see koolitus oli väga asjalik, siis käisin isegi mingeid presentatsioonitehnikaid õppimas, sest et oli vaja kuskil midagi rääkida ka ettevõtet tutvustada ja ennast ka ikka nagu enam-vähem kuidagi müüa ja turundada ja neid teadmisi ju ka ei olnud. Nii et ühesõnaga proovisin ega kõike võtta, aga kõike siis sai nagu Tallinnas ehk Eestis. Mina pean kiitma omaaegset Maksuameti juhtkonda, sest nemad hakkasid ka kohe hästi kiiresti igasuguseid koolitusi tegema, et me jõudsime isegi nii kaugel, et minu meelest oli see kuskil 2005-2006, kui Hollandi Maksuameti telefoni keskjaama või see juhataja või kes juhtis seda, käis meil ja tutvus meie telefoniteenustega ja ütles, et see on õige. Et Hollandis oli siis ta selles mõttes, et kui sa helistasid sinna, siis sinna võeti tänavalt, pidasid lugeda oskad, eks ju, võttes siis, küsimus on see keeras, ütles, et vastavalt tulumaksuseaduse paragrahv sellele ja luges selle paragrahvi ette, see oli kogu konsultatsioon. Meil võeti inimene ette ja räägiti pool tundi või tund aega või helistid tagasi, kui ta veel vaja oli või midagi täpsustada, et me selles mõttes, me nagu olime, juhtkond oli selles mõttes sellises arusaamises, et me peame kasvatama või õpetama oma maksumaksjaid. Seal oli neil nii pikalt juba eeldati, et niikuinii kõik oskavad. Aga ma paraku pean ütlema, et mulle isiklikult tundub, et praegu ka gümnaasiumites, keskkoolides ja ka koolides üldse ei räägita väga palju tegelikust elust. Ega mine küsi vahest mõne 15-aastase käest, et miks neid makse maksta on. Ma ühe käest kunagi küsisin, et presidendile maksame ja maksame peaministrile ja maksame ei tea kellele ja siis maksame riigile. Ma ütlesin, et see on väga hea, kes riik on. No riik on president ja need ja ma ütlesin, et kuule, aga mõtle, et riik oled sa ise. Siis ta jääb mõtlema, et aga võib-olla olengi. Ja kus ma jälle seesama 96. aastal, kui ma USA-s olin, kutsuti 7. klassi, et tule räägi Eesti oludest natukene. Ja mõtlesin, et hakkan ka hästi, ma olen maksuametnik, aga kuhu teie oma maksud maksate või kellele teie oma maksud maksate? Selle ees mingis üks pisike plika istus parasjagu midagi, kellele, ise endale. Mõtlesin, et issand jumal,
kõik on õige, iseendale ju maksame, ongi kõik. Ei olegi rohkem vaja selgitada, aga ja siis omal ajal veel juhtkond, me käisime ju, Maksuameti inimesed käisid koolides rääkimas, aga see, kui üks inimene tuleb 5 aasta kohta ühes koolis käib ja räägib, see nagu efekti eriti ei oma. Ja kunagi rääkisin siis ühe majandusõpetajaga, et äkki tahad, me teeme sulle programmi ja natukene anname juhendid, kuidas siis sellest maksudest rääkida. Siis ta ütles mul nüüd, teate, meie programm on nii tihe, et see maksundus küll siia kuskil ei mahu. Ma mõtlesin, et mida te siis õpetame? Me õpetame ettevõtlust. Ma ei osanud nagu rohkem midagi öelda. Aga võib-olla siit kohe jutu jätkuks edasi, et kui mõelda tänapäeva noortele või üliõpilastele, et mis oleks teie nõuanne, et kui on otsustatud ülikooli õpingute kasuks, et mis on see kõige olulisem, mis enda jaoks ülikoolist kaasa võtta, lisaks erialastele teadmistele? No võib-olla ma või ma ei tea, kas see nüüd järjekorras tuleb, aga mis kindlasti on hästi oluline, on saada suhtevõrgustik. Kui see ei teki seal ülikooli ajal veel, siis kui hakkavad need esimesed töökohad olema, siis on väga-väga oluline aru saada, et sul on mingi seltskond, kes sul ei tea, mis hetkel saavad olla, kuidagi abiks, toeks sinu mõtteid edasi viima. Et see suhtevõrgustiku tähtsus on väga oluline ja see ka tegelikult eeldab sellist, kui tänapäeva elu mõelda, siis väga palju suheldakse tõesti sotsiaalmeedias ja ekraanidel, aga see eeldab tegelikult ikkagi päris seda inimlikku suhtlemist, et kas võtta telefonitoru või minna ka korraks kohvi jooma või et mingi selline suhtevõrgustik võiks olla, kellega tegelikult ja kes palju määravad su edasisi samme tihti, sest elu koosneb ikkagi väga palju juhustest ja kunagi sa ei tea, mis midagi toob või mis edasi viib. Nii et see suhtevõrgustiku tähtsus on üks väga oluline asi ja sealt siis edasi ka see suhtlemine kui selline. Mina isegi näiteks mingi aeg ka mõtlesin veel õppima minna psühholoogiat ja miks seda just seetõttu, et elus on väga oluline ja peaaegu kõik toimub läbirääkimiste. Ja seda läbirääkimiskunsti, et saada aru paremini iseendast ja saada paremini teisest aru. Et siis selleks nagu oleks need teadmised ka väga olulised ja eriti nendel inimestel, kes siis mingites juhipositsioonidesse satuvad, on see nagu elementaarne lausa. Nii et selline läbirääkimiste oskus ja muidugi, kui majandusteaduskonda ja majandusteaduskonna tudengid silmas pidada, siis kindlasti võiks kõigil olla tõesti need finantskirja oskus olemas, et saaks aru, mis on see näiteks seesama ettevõtte bilanss ja kuidas seda tõlgendada ja see ei ole väga keeruline. Seda on võimalik teha suht lühikeselt, ajaliselt ma mõtlen, et see õpe ei pea pikk olema, aga see on nagu kirjaoskus, et sellised elementaarsed oskused võiksid siis tudengil olla. Väga head mõtted. Ka toetan seda sama suhtevõrgustik on tegelikult tõesti, Eesti on ju imepisike tegelikult, et kui sa hakkasime rääkima, et tuleb välja ühes koolis käinud, eks ju, et ükskõik, kas sa leiad küll lasteaias koos käinud või on kuskil, ma ei tea, ükskõik kellega sa rääkima hakkad, siis või oled sugulane kaugelt, eks ju, või see õimkonnas kuidagi, et tegelikult see kõik mängib rolli ja teine, mis meil nagu, Virve ka juba enne ütles seda, et olid teatud õppejõud, kes, kui sa hakkasid väga filosofeerima, siis ta ütles, et saad 2, sest mina nii ei rääkinud. Et tegelikult 2 võimalust, kui on võimalus käia kuskil, ei pea käima aastate kaupa vahetusõpilasena, kas semester vahest aitab 6 ajast ka, et kuulata, mis mujal toimub, et sellega tegeleda ja siis seesama, et praegu noortega on tore rääkida, sest nad julgevad oma arvamust avaldada, isegi kui ta ütleb, et mingi päris suure lolluse, siis seda parem veel, et siis hakkame nüüd arutama sealt edasi, et jõuame kuskile õigesse punkti välja, sina ole vaid, sina ei tea midagi, võt õige on niimoodi. Et see just seesama
meil tegelikult praegusel ajal mulle tundub, et vot seesama just, et see vaidluskunst või see diskuteerimise kunst puudub. Ka poliitikud on läinud niimoodi, et kui sa minuga nõus ei ole, siis sa oled üks igavene tõbras ja kõik, et ütlen igal pool, sa oled loll ja kõik, aga ma ei aktsepteeri sinu mingisugust asju. Et tegelikult võiks hulka rohkem rääkida, suhelda ja tõepoolest mitte saata meile, et kuule, tee seda või tee teist, et saame kokku ja räägime, on parem. Aga võib-olla see tuleb sellest ealistest iseärasustest, et vanemad inimesed tahavad rohkem rääkida, kui kirjutada. Mina kirjutan nendele mõtetele alla, väga head mõtted. Et te mõlemad olete aktiivsest tööelust hetkel juba taandunud. Et millega te praegu tegelete, mis teile elus praegu rõõmu toob ja rõõmu pakub? Mina olen selline värskelt jäänud, et aastakese olnud. Ära tööst eemal jõudsin siis välja teenitud puhkusele ja võtsin selle kohe tänuga alandlikult vastu, mis Eesti riik pakub. See on üks hea riik, kes tegelikult annab raha ka siis, kui need mitte midagi tegema ei pea. Ja esimesed kuud oli tõesti imelik, oli saada raha ja sa ei pea mitte midagi tegema. Ja mis ma siis nüüd aastaga teinud olen? Ma olen tegelikult olnud väga rahul oma otsusega, ma ise tegin selle otsuse, et ma lõpetan täpselt siis, kui on aeg, et ma teen oma tooli vabaks ise. Ma ei tahtnud seda, et keegi peab mõtlema, et hakkab ka ükskord minema. Ja otsusega väga rahul, sest väga lühike aeg on aasta küll tõesti olnud ja väga kiirelt on läinud. Mul on olnud palju hobisid ja mul on nende jaoks olnud võib-olla tööelu ajal vähe aega. Ma teadlikult töö ajal lugesin vähe raamatuid või ma lihtsalt ei jõudnud. Ja ma kogu aeg mõtlesin nii, et ükskord tuleb see aeg, siis ma loen tagant järgi. Ja ma siis nüüd loen. Nii et see on nüüd kindlasti üks asi, millest ma siis tol ajal pidin lihtsalt jõuga ennast nagu kõrvale hoidma. Ei olnud ja ei olnud aega. Siis nüüd on mul aega mu lapselaste jaoks, mul on 5 lapselast ja nendest tõesti see kõige suurem juba hakkab varsti gümnaasiumiga teisele poole saama. Nii et mul on nende jaoks nüüd aega ja need hobid, mis siis nõuavad ka aega. Golf on see kõige suurem ajavõtja ja Pärnus on 2 väljakut ja sellest saati, kui need väljakud on siin olemas olnud, olen ma seda mänginud, et õnneks ka abikaasaga jälle mõlemad, siis on nagu ühine ajaviitmine. Et nii, et nüüd olen saanud tegeleda nende asjadega, mis mulle tegelikult meeldivad ja mida ma olen kogu aeg nagu rohkem tahtnud, milleks ei ole siiani aega olnud. Kõlab väga hästi. Minul tuli see äraminek kuidagi juhtkonna vahetusega tuli suht äkitselt kaela ja siis ma läksin veel, mõtlesin, et ma ikka jõuan midagi veel teha, läksin võlanõustajate koolitusele ja nüüd ma siis juba 8 aasta läheb võlanõustajana. Ma küll ütlesin seal, kus ma seda tööd teen, et ma ei võta endale nii, et igapäevaselt midagi, aga nädalas 1, 2, 3, kuidas kunagi. Ja samas ta ei ole väga siukest rahuldust pakkuv selles mõttes, et kui inimene on ise ennast nii sisse mässinud ja tal mitte midagi ei ole, siis on väga raske teda aidata ja need arusaamised ka sellest võlanõustajast, ma ütlen ka klassikaline lause, mis mulle kunagi üks ütles, et üks mees rääkisime tund aega, vaatasime, et siit midagi ikka välja ei tule, peab hakkama mõtlema, kas pankrotil on midagi ja siis ta ütleb, et ma ei saa aru, mis teist kasu on, tund aega räägime ja mul ikka võlad kaelas. Et siis mõtledki, et mis sa siis sellega teed. Ja siis mul nüüd nagu hobi ei ole see, aga ma olen 88. aastast saadik tegelenud nende meestega, kes 86. Tšernobõlis käisid ja meil see aasta saab juba 40 aastat sellest avariist ja sellega niimoodi vaikselt tegutsenud. See õnneks need mehed ei ole väga pretensjoonikad, aga ikkagi aeg-ajalt kellelgi tekivad probleemid ja saab kuidagi aidata ja korra aastas või paar saame ka kokku. Ja nüüd ära on vajunud see meie vilistlaste klubi vaikselt, et peaks ikkagi vist uuesti jälle
Jaan on olnud kogu aeg see aktiivne eestvõtja tegelikult ja selle klubi üldse asutaja ja looja ja hingeshoidja ja kui Jaan ütleb, siis me lähme. Aga nii kui Jaan ei ütle, Jaan ei tegele nii, siis aga võib-olla jagategi meie kuulajatele selle vilistlaskogu saamislugu ja kui kaua see on juba elus olnud ja mida te olete teinud? Kas sellega saab 10 aastat oli ikka väga aktiivset aega. Esimesed 94 jaanuar kuni 2004 lõpp vist isegi oli see, kus me hästi aktiivselt, kujutage ette, aastas 10 korda saime iga kuu kokku. Iga kuu oli mingi Meil käis, sa kutsusid ju majanduse lõpetajad. Majanduse lõpetajad käisid jah, kõik seal. Ja need olid kõik nii huvitavad inimesed, kelle Jaan kõik üles nad otsis. Nojah, ja siis oli ka, kuna me seda ametlik või mitteametlik nimi on Adam Smithi klubi, siis me käisime ka Šotimaal tema sünnikohta vaatamas, aga kuna me käisime nagu üldise ekskursiooni käigus, siis 16 kilomeetrit Edinburghist jäi see tema sünnikoht eemal, siis see bussijuht ütles, et kahjuks ei ole meie marsruudi sees, et me sinna päris seda vaatama ei saanud, aga Edinburghis käisime ära ja seal need paari pubi, kus tema siis on ka käinud, need ka visiteerisime ära. See oli üks tore reis, aga teine tore reis oli ka, me käisime Siim Kallasel Euroopas, Brüsselis külas, kui tema oli seal tähtis ametnik ja meid lasti läbi, ma ei tea, kõik igasugused need väravad, peenikesed väravad, kust suur tänu, et ta meid vastu võttis, see oli küll. Ei olnud üldse probleemi, et ei pidanud pikalt manguma, kui öeldi, et vilistlased tulevad, siis ta võttis vastu meid kohe. Aga on hetkel vilistlasklubil mingisugune järgmine plaan, reis ka, kohtumine paigas? Mul üks plaan selleks aastaks oli, aga ma kahjuks ei saa seda see aasta välja pakkuda, ma pean aastakese edasi lükkama. Üks mõte on, aga mis me oleme vilistlasklubis, on esinenud sellest ajast saadik kõik Pärnu linnapead. Ja täna mul tuli äkki meelde, et meie praegune ei ole veel käinud, et nüüd siis tuleb ilmselt lähiajal temaga kutsuda. Nii, siis tegemist. Ma arvan, et nende mõtetega siinkohal ongi paslik meie tänane vestlus kokku võtta. Ma tänan sind, Virve Pihen, tänan Jaan Grinal ja taskuhäälingu tippude teejuht 10. salvestust viis läbi Kadri Orula, kes on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži projektijuht ja olen ka ise majandusteaduskonna rahvamajanduse eriala vilistlane. Et aitäh teile kuulamast ja järgmiste kohtumisteni. Aitäh kutsumast.